See auto on tegelikult ikkagi eelkõige elektriauto, millel on lisaks päiksepaneelid ja suure osa energiast saab ta akust, nii et praegu on tal aku tühi, me võiks ta laadima panna. Nii tore, et teie auto laeb 100% rohelisest energiast, nii nagu meie laadijad, et nad kasutavad nüüd päikese- ja tuleenergiat. Meil Enefitis on nii hea meel panustada teie tegevustesse ja samas minu arvates on nii äge, et teie saate kasutada oma reaalteadmisi ja panna käed külge selleks, et ehitada sellist autot. Ma loodan, tulevikus Eestis kõik noored saavad endale sellist võimalust ja siis tulevikus tuleb rohkem inseneri. No nii, Armen, kas oled nüüd valmis autot testima minna? Jaa, ma olen valmis testi minema. Aga ütle, kui kaugele me üldse jõuame selle autoga? No ilusa päikselise ilmaga jõuame isegi Poolani välja. No suurepärane. Elektriautodega Eestis saab laadides meie laadijatest ka Poolani jõuda. Aga ütle, et mis on kõige suurem kiirus? Selle autoga teoreetiliselt saab sõita 120 km tunnis, aga no siis, kui me nii kiiresti sõidame, siis võib-olla nii kaugele ei jõua. Okei, siis läheb natuke rohkem energiat läheb, ja. Aga ütle, et kui suur aku teil on? Meie auto aku on 15 kWh. See on võrreldes teiste elektriautodega päris väike tegelikult. Aga lähme testime siis. No lähme. Armin, räägi siis, kuidas tänane testimine läks? Testimine läks imeliselt. Saime väärtuslikke testkilomeetreid. Natuke tuuline oli, aga selline ilm võib ka Austraalias olla, nii et väga head andmed olid. Kuidas üleüldiselt testimine on läinud? Üldiselt on väga hästi saanud. Oleme erinevatel lennuväljadel sõitnud ja üpriski palju neid testkilomeetreid juba kogunud. Tiim on nüüd Austraaliaks valmis.